head sõbrad, oleme siin Pärnu vaatel, ahoi, ja tulime, kuhu me täna Emmi tulime? Trenni. Millisesse Emme? Fitnessi trenni. Fitnessi trenni, Kristina Koroljoki laste fitnessi trenni. Me asume, meie selle taga on äratuntavalt Pärnu maantee, Vabaduse väljaku bussipeatuseni, mis üleval kohe ma näitan, näete seal jah. Ja äratuntavalt on siis teisele poolt tulles, siis Pärnu poolt tulles on selline pilt. Ja kui me läheme üle nüüd siit teisele poole, siis me tulime trenni, et natuke teile näidata, kuidas laste fitness Eestis areneb ja kui tekib teil suvi oma lapsi siia tuua, siis Kristina Korjoljok, kes on Euroopa absoluutne meister fitnessis, aitab siis teid treenida. Lähme vaatame, milline see laste fitness trenn välja. Ja nii oleme jõudnud üles 4. korrusele ja näete siin sellise Barbie-kööli saatel me sisse tulemegi. Siin juba käib töö ja seal nurgas ongi meil juba aretatakse esimeseks võistluseks. See on esimene üldse rühm, mis tegelikult laste fitnessiga meil alustab Eestis ja Kristina Korjoljok võttis seal asja ise endale vedada. Kohe kuuleme ka, kui palju neid huvilisi täna on ja kuhu need valmistuvad, mida nad teevad, kuidas nad treenivad. Ja minu võistluspartneriks on Euroopa absoluutne meister Kristina Korjoljok, kes on laste fitnessi enda, ütleme siis selliseks südameseks võtnud. Krissu, kus siis selline mõte nagu tekkis, et nüüd laste fitnessiga hakata tegelema, sest tegelikult sa oled ise tegevsportlane. Kust? Mulle lihtsalt meeldis kogu aeg lastega tegeleda, et ma töötasin tantsirühmas kõigepealt ja siis mõtlesin, et soovin nagu enda oskusi teistele näidata ja õpetada. No vaieldamatult on see igati tänuväärne tegevus, sest laste fitness maailmas ei ole päris uus asi, ütleme enam. Toimuvad Euroopa meistrivõistlused, maailma meistrivõistlused ja Lätis meie lõunanaabrite juures on neid võistlusi tegelikult aastaid juba veetud. Aga Eestis me veel ei ole teinud, aga Eesti kõrgvõistluse kavas on esmakordselt siis 30. aprillil on ka laste fitness ja nagu ma aru saan, et praegu juba valmistategi ette esimesi vabakavasid, et seal siis esimesed võistlused ja esinemised teha. Jah, mul on 4 tüdrukut, kes hakkavad võistlema. Üldjuhul see lasterühm mul on rohkem selle jaoks, et lapsed oleks terved, et neile meeldiks liikuda ja niisama nagu olla sportlik. Aga jah, selgus nii, et mõned tüdrukud tahavad ka võistelda ja esineda ja nagu seepärast me võtsime neid ja hakkasime vabakavad valmistama. Kui palju rühmas lapsi praegu üldse käib? Sest nagu ma ütlen, 4 läheb võistlema, aga tegelikult nagu man, kui tohib teid ka näidata, sõbrad, ahoi, teid on siin palju rohkem ja sest üks must mees on ka seina peal, see vist ei ole teie rühma liige või? Ei ole. Teid on siin igas pikkuses ja mõõdus, et teid on tegelikult oluliselt rohkem siin. No mul on 2 rühma, üks on Lasnamäel, üks on kesklinnas ja igas rühmas on umbes 20 last, aga käivad mõnikord keegi on haige, mõnikord läheb kuhugi, umbes 15 tavaliselt. Aga võib öelda, et see asi on käivitunud isegi üle ootuste hästi vist, et vaadata, et sa kohe esimese hooga arvasid, et 2 rühma kokku saab. Jah, et kõigepealt oli 1 rühm, aga nii palju helistati ja küsiti, kas on kuskil Lasnamäel või kuskil ja siis ma otsustasin nagu niimoodi teha natuke ja tuli jah. Aga tore, aga me tulimegi täna, võtame trennis ka kaadrid sisse, vaatame siis, kuidas see teie trenn välja näeb ja ma usun, et nii mõnigi, kes võib-olla juhtub läbi meie videokanali seda nägema või läbi fitness.ee, siis vaatab ka, et ohoh, et vahva asi, et minu lapsed võiks ka sellega tegeleda, siis kus siis sinu põhjendus saab, Kristina? Kui tekib selline huvi, et tahaks ka veel tulla, on sul mõni vaba koht saalis? No tegelikult saalis on tühine, näete, saal on praegu tühine, tegelikult lapsed on teine ääres. Aga kindlasti on neid huvilisi, ma arvan, nii mõnigi tekib. Facebookis saad leida Kristina Korjoljok tüdrukute fitness nagu leht ja seal on väga palju infot, pildid, videosid ja minu telefoninumber ja sealt saab nagu rohkem infot. Sa oled lisaks ka ise personaaltreener veel ja sa treenid tegelikult täiskasvanud inimesi ka, ainult lapsi. Et samamoodi, kui keegi sinu personaaltreeningute vastu huvi tunneb, siis saab täpselt sama koha pealt selle info kätte. No jah, saab. Nii, aga me põnevusega me vaatame, mis siin täna toimuma hakkab, nii et edu ja trenni. Nii, trenn on hakanud soojendusega pihta.
töötab. Vaade ette üles. Joo. Nüüd alla. Joo. Kõhulihased, 200 kordust.